Tere tulemast järjekordsele noorte diplomaatia kooli seminarile. Täna me räägime Gruusiast ja Kaukaasia piirkonnast laiemalt. Meie külaliseks on Harri Lahtein, tuntud Gruusia ekspert. Lisaks räägime ka sellest, milline on Euroopa Liidu roll selles tähtsas regioonis. On Georgia puhul tegemist ka ühe esimese 5 varakristliku riigiga, kus Kristus oli riigi usutiks. Tegemist on ka tänapäeval väga sügavalt uskliku Georgia ortodokse riigiga, mis tegelikult rõhutab ka selle riigi peresuhteid ja klannisuhteid, mis mõnikord on oluline. Tegelikult on nad aastast 2004 teinud läbi teadpõhjusev areng. Nii majanduslikus mõttes, reformide mõttes, demokraatia mõttes teadpõhjusev areng. Seda arengut on kindlasti takistanud loomulikult sõda Venemaaga aastal 2008 ja ülemaailmne majanduslik kriis loomulikult, mille tagajärgedega siis nad siiamaani võitlevad. Ja siis me tahame, et see riik oleks juba Rootsi. Et me hirmus kiiresti unustame ära selle keskkonna, kus me ise oleme tulnud ja väga ruttu muutume samasuguseks nõudjaks, nagu on mõned Lääne-Euroopa riigid, kes ka ei tahaks nagu sellest taustast aru saada ja tahaks, et need riigid oleks paremad kui nad ise. Venemaa on teinud väga palju, et seda suhtlust Euroopa Liidu häirida. Nüüd tegelikult Euroopa Liiduga lõimumise teel olid nad 2004-2005, Saakašvili tegi alguses kohe selgeks, et Georgia eesmärk on Euroopa Liit ja NATO. Georgia on kahtlemata Euroopa osa. Ta on olnud piiri peal, ta on koledalt kombel kannatanud tänu sellele, et ta on olnud sellise koha peal, kus kõik võistavad läbi üles ja alla, eks ole. Et kas meil on vaja sellist püsirõhutünni jällegi, eks ole. Siin on nüüd see küsimus, kui kindlameelsed ja kui tugevad on. Et küsiks, et kui erinevad üldse on Euroopa Liit ja Gruusia, just nagu kultuuri poolest näiteks religioon, väärtused, mis erinevad üldse on? Ma ütleks, et nad ei ole väga erinevad, et nagu ma rääkisin täna, et meil on väga ühises kultuuriruumis, eks ole. Ühisest kultuuriruumist pärit ja tegelikult on nende väärtushinnangud Euroopa Liidu riikidega sarnased. Aga kui me nüüd oleme nii sarnased, et kas siis Gruusia peaks saama Euroopa Liitu? Kahtlemata, ega siin ei ole ju küsimus selles, et kas nad on Euroopa Liidu kõlbulikud. Küsimus on selles, kuidas nad täidavad nagu meiega omal, kuidas me täidame kriteeriumid.